Autonduse alguseks peetakse aastat 1886, kui tutvustas Benz oma patent Motorwagenit, mille replika seisab siin minu kõrval. Aga täna räägin ma teile ühest teisest väga vanast autost. Selleks on Renault Type AZ aastast 1909 ja ühtlasi see on kõige vanem sõitev auto Eesti Vabariigis. Selleks hetkeks oli Renault autosid tootnud kusagil 10 aastat ja Type AZ-i, ütleme siis, raam ja sõiduosa on toodetud Renault tehases, aga nagu tol ajal kallimatel autodel oli kombeks, siis kere on tehtud mujal, konkreetsel autol Inglismaal ja oma kõik eelneva elu enne Eestisse saabumist ongi see sõiduk Briti saarel ringi vuranud ja selle auto esimeseks omanikuks oli proua Green, mis mõnes mõttes on ka niisugune eriline, võib-olla isegi kahel põhjusel. Esiteks see, et 1900-ndate alguses enamasti olid autode omanikud mehed ja teiseks, et see auto on tänaseks rohelist värvi. Mis värvid alguses oli? Me ei tea. Nagu mainisin, sõiduosa Renault tehasest, kere Inglismaalt, siis ka see kapoti ja mootori osa, need tehti autotootja juures valmis ja 1900 algusaastate Renault olid natuke teistsugused ja iseäralikud, sellepärast et enamus autodele andis nende siukse kuju ja vormi see, et jahutusradiaator oli siin ees, oli ta siis mingi kolmnurkne või siukene pikalt sirge, siis Renault kapott meenutas natukene võib-olla kirstu, sest et nemad panid siia ette kõigepealt mootori ja mootori taha radiaatori. Mootor ise, 4-silindriline, no mis lõhn siit tuleb, nagu koka saadeteks. Mootor 4-silindriline, 2,4 liitrine, 16 hobujõuline ja kiirust, andmed on erinevad, aga 40, 50 ja mingid versioonid ka võib-olla veidi üle 50 kilomeetri tunnis. Täna me teame luukpärasid, sedaane, universaale, SUV-sid. Selle keretüübi nimi on landulett ehk siis juht ja tihtilugu ka juhi kõrval istus mehaanik. Nemad olid siis siukses nagu ilmastikule, tuulele, külmale avatud kabiinis. Mehaanik vajadusel vahetas rehvi, putitas midagi, juht sõitis. Kui keegi jäi tee peale, tuli teha nii. Andsid märku, ma tulen oma Renault'ga. Ega ikka näe rool ja seisupidur ja pedaalid. Kõik tundub nagu tavapärane. Eest vändast käima ja lähed. Aga nüüd, kui sa olid selle auto omanik, vaat siis avanes sulle tõeline luksus. Muidugi kindlasti kui sa soovisid, sa võisid, aga ma arvan, et enamasti ei avanud seda ust nad ise. Sa istusid salongis. See oli polsterdatud. Sa tundsid ennast ikka tõelise aadlikuna. Sa tundsid ennast kuninglikuna. Sest vaadake seda, milline luksus. Kui ma siin olen mõnel uuemal autol toonud võrdlust, et nagu elutoas, siis sellise diivani peal sõidaks prouaga pallile kindlasti. Naudiks, vahepeal kokputaks. Charles, kas me jõuame õigeks ajaks? Ja kui oli väga hea ilm, siis selle tagumise osa sai avada. Siis oli nagu kabrioletis. Muidugi ei olnud tol ajal elektrilisi aknatõstukeid, ei olnud ka mehaanilisi vändaga aknatõstukeid, vaid aknaid liigutati niimoodi, et siin on siuke rihm. Tõstad selle akna endale. Nii. Ja nüüd fikseerid siit läbi selle augu, selle paela ilusti ära. Ja ongi aken suletud. Aga no muidugi mõnusa ilmaga lasid siit vaikselt niimoodi. Akna alla, võisid kindlasti hõigata läbi selle
tõsta oma torukübarat, lehvitada tuttavale, kes sinust hobusega möödus. Üks fakt veel popkultuurist. Ka meie kanalitel jooksnud Downtown Abbeys üks aadlik pidi oma elu raskemal perioodil Rolls-Royce'i loovutama just või vahetama siis just sellise Renault Type AZ vastu, aga ma arvan, et ta nautis seal salongis olemist samamoodi nagu Rolls-Royce'iga sõitu. Ja seesama auto siis jõudis Eesti käesoleva aasta novembris. Teie saate seda vaatama tulla Laitse rallipargi uude automajja, kus siis on väga äge väljapanek, selline automuuseum ikkagi tõelises, kui Eestis mõelda, siis ikka üks, ma ei ole veel kõikide mudelitega tutvunud, aga ikka väga-väga äge kollektsioon. Siin on teisi väga vanu autosid, eelmainitud Benzi replika, vanu Ameerika autosid, Nõukogude masinaid ja väga äge BMW kollektsioon, nii et www.laitserallipark.ee. Paneme siis selle Eesti kõige vanema sõitva auto käima, muidu te ei usu mind.